Tere tulemast vaatama ajaloo teemalist dokumentaalsaadet Ajarüppes. Mina olen Daniel Rüsse, teie saatejuht. Kui räägitakse kangelaslikest ametitest ja kutsumustest, tulevad koheselt meelde sellised nagu tuletõrje, arst, sõdur ja tosinkond veel. Kuid mis te arvate, kui mitu pakuksid välja sellise ameti nagu direktor? Väga vähesed. Jäädes meie enda Eestimaale, pole küll lai valik ikoonilisi, üldtuntuid koolidirektorid. Kuid need üksikud, kes on, jäävad aegade lõpuni särama mälestuste taevas kirkaimate tähtede hulgas. Üks selline kirkam, kui mitte kirkaim täht on Tallinna ja ka Eesti vanima koolidirektor, kes tegutses 20. sajandi esimesel poolel. Meie tänase saate teemaks on Aleksis Kuusik. Aleksis Kuusik elas aastatel 1886 kuni 1956. Sündis ta meie pealinnas Tallinnas ning on elanud ka Venemaal ning Lätis. Tegemist on Eesti kõige vanema kooli kõige staažikama direktoriga, kes töötas koolijuhina aastatel 1919 kuni 1940 ning 1944 kuni 1946. Lisaks osales ta ka veel esimeses maailmasõjas ning Eesti vabadussõjas. Tegemist oli väga haritud mehega, kes huvitus paljudest erinevatest asjadest. Lisaks koolijuhtimisele tegeles ta ka tõlkimisega, fotograafiaga ning oli ka kollektsionäär, kus juures säilinud on palju fotosi meie koolimajast, mis on tehtud just Aleksis Kuusiku poolt. Aleksis Kuusik alustas oma kooliteed Tallinnas Nikolai esimese gümnaasiumis. Selle lõpetas ta 1907. aastal, kus liikus edasi Moskvasse, Moskva ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonda. Moskva ülikooli lõpetas 1912. aastal cum laude, kus liikus mõneks aastaks edasi Lätisse ja seal töötas ta kooliõpetajana. Kui Kuusik 1918. aastal Tallinnasse oma kodulinna tagasi kolis, sai ta tööd Tallinna linna poeglaste gümnaasiumis kosmograafia, matemaatika ja füüsika õpetajana. Samal aastal alanud vabadussõjas võitles ta koos kolleegide ja mõndade õpilastega. Ajad olid rasked, aga 1919. aastal määrati Aleksis Kuusik direktoriks. Ajad olid rasked ja pingutatud oli palju. Aga sellest hoolimata juhtis Aleksis Kuusik kooli oma karmi, aga kindla käega Nõukogude Liidu tulekuni. 1940. aastal taandati ta direktori toolist, ent juba 4 aasta pärast, 1944. aastal istus ta sinna tagasi. 2 aasta pärast taandati ta toolist uuesti. Siis jätkas ta tööd füüsikaõpetajana selles samas koolis. Koolist lahkudes oli tal mõnda aega seotud ENSV haridusministeeriumiga, kuni jäi pensionile. Võib kindlalt öelda, et haridus oli Aleksis Kuusiku jaoks tema elu keskne osa. Selline oli Aleksis Kuusiku elutee. Tegemist on koolidirektoriga, kes on jätnud meie kooli ajalukku ühe kõige sügavama ja püsivama jälje. Tema direktori aastate jooksul lõpetasid kooli mitmed tegelased, kes on hiljem oluliselt panustanud Eesti ühiskonda, meie kultuuri, haridus- ja teadusvaldkonda. Mina olin Daniel Rüsse, teie vaatasite ajaloosaadet Ajarüppes. Peatse kohtumiseni!